Tere! Selles videos mina annan ülevaadet uusaja perioodist. Vaadake ka minu eelmisi videoid keskajast ja Rooma ajaloost. Uusaja algust on kombeks dateerida muuhulgas Ameerika avastamisega Kolumbuse poolt või reformatsiooniga. Reformatsioon algas 1517. aastal ja seisnes sakslase Martin Lutheri katses reformida katoliku kiriku eesmärgiga lähendada usku tavalisele inimesele. See tähendas kiriku korralduse ja rituaalide lihtsustamist, mille tulemusena kahaneks paavsti võim. Arusaadavalt keeldus paavst Lutheri nõudmistele allumast. Nõnda rajasid Luther ja muud protestijad katoliikluse pahede vastu enda kirikuid, mida me nimetame protestantlikeks. Rooma katoliku kirik kaotas palju usklikke protestantismile. Eestisse jõudis reformatsioon juba 1520. aastail. Paavsti vastus reformatsioonile oli mitmekesine, sisaldades nii rahumeelseid kui agressiivseid tegevusi. Ühest küljest oli patukustutuskirjade müümine lõpetatud, esitati rangemaid nõudeid preestrite haritusele, katolikku õpetust hakati avalikkusele propageerima läbi jesuiitide ordu. Teisest küljest asus katoliku kirik protestantismi maha surma ja lausa välja juurima. Nii toimus Pariisis 1572. aastal Pärtli ööveresaun, mille tulemusena hukati tuhandeid kohalikke protestante. Samal sajandil algasid protestantide ja katoliiklaste vahel ususõjad. Euroopa langes kaosse, millest väljapääsu nähti kuningavõimu tugevdamises ja läbi selle olukorra stabiliseerimises. 17. sajandi algul kujuneski Euroopas absoluutne monarhia ehk absolutism, mille puhul oli kuningal monarhil võimutäius. Paralleelselt sellele koondus tänu maade avastusretkedele palju ressursse uuest maailmast Euroopa kuningate kätte, võimaldades neil pidada ülal nende ülemvõimu toetavat ametnikkonda. Algas kolonialismi ajastu, mille raames Euroopa monarhid rajasid ja laiendasid uues maailmas kolooniaid, konkureerides ka omavahel nende kolooniate pärast. Mõistagi oli rahulolematuid kuningate absoluutse võimuga. 1605. aastal proovis inglane Guy Fawkes plahvatada Inglise parlamenti protestina kuningavõimu vastu. Politsei aga pidas teda kinni ja vandenõu nurjus. Viimane suur usukonflikt Euroopas oli 30-aastane sõda 1618–1648 aastatel. See lõppes Westfaali rahu sõlmimisega, mille järgi ei pidanud enam riigi elanikud jälgima oma valitsejate usku. 17. sajandil aga kliima püsis külmana, mida nimetatakse väikseks jääajaks. Viletsate eluolude tõttu püsis religioosne fanatism tugevana, mis tõttu toimusid 17. sajandil ka nõiajahid. Reaktsioonina religioossele fanatismile tõusis 17. sajandi päris lõpus valgustus, ideeline liikumine eesmärgiga levitada haridust ja kirjaoskust. Kunstis väljendus valgustus 18. sajandil klassitsismis, mis sarnaselt renessanssile toetus antiikpärandile, rõhutades kunstiteostes tasakaalu, sümmeetriat ja vahendades moraliseerivaid sõnumeid. Asetades rõhku ratsionalismile, soosis valgustusajastu teaduslikku ning tehnilist progressi. Tänu teaduslikule innovatsioonile ja ressursside sissevoolule kolooniatest algas 18. sajandil industriaalpööre ehk tööstusrevolutsioon. Euroopas, esialgu Inglismaal, ehitati tehaseid ja vabrikuid, mis tagas masstootmist. Valgustusajastule omane kriitiline mõtlemine ning kolooniate väsimus impeeriumite keskuste ekspluateerimisest tingisid Ameerika iseseisvussõda Inglise kuninga vastu 18. sajandi lõpus. Ameerika Ühendriikide sünd ja nende võit selles sõjas inspireeris omakorda prantslasi alustama revolutsiooni enda kuninga vastu. Prantsuse kuningas oli Louis XVI.
Prantsuse revolutsioon algas 1789. aastal ning kestis kuni 1799. aastani. Sel ajal olid, tõsi küll, kehtestatud olulised kodanikuõigused, kuid revolutsiooni ajal võimule pääsesid paranoilised radikaalid nagu Maximilien Robespierre, kes teostasid revolutsioonilist terrorit. Prantslased väsisid sellest riiklikust vägivallast, mistõttu tuli 1799. aastal võimule revolutsioonilise armee kindral Napoleon Bonaparte. Napoleon soovis vallutada tervet Euroopat. Napoleoni sõjad kestsid kuni 1815. aastani. Sõdade käigus kehtestas Napoleon vallutatud aladel teatud demokraatlikke vabadusi. Napoleoni sõjad lõppesid Prantsusmaa kaotusega. Napoleoni kaotus oli tingitud sellest, et tema peamistel vastastel Inglismaal ja Venemaal oli rohkem ressursse. 1815. aastal tulid Euroopa riigijuhid kokku, et otsustada Prantsusmaa saatust ja kuidas üldse korraldada Euroopa riikide vahelisi suhteid. Selle kokkutuleku nimetus on Viini kongress, kuna see toimus Viinis, Austria pealinnas. Viini kongressi eesmärgiks oli ennetada uusi suuri revolutsioone Euroopas, mis võiksid ohustada monarhide võimu. Kongress otsustaski taastada Euroopas, muuhulgas Prantsusmaal, kuninga võimu. Kongress samuti kutsus eurooplasi üles jälgima traditsioonilisi religioosseid autoriteete. Antud mõttelaadi taotlust alluda traditsioonilistele autoriteetidele poliitikas ja usuelus nimetame konservatismiks. Paljud vabadusmeelsemad eurooplased aga ei tahtnud alluda pimedalt kuningatele ning religioossetele juhtidele. Nad igatsesid teatud isiklike vabaduste järele, mida nad nautisid Napoleoni võimu all. Seetõttu toimusid 1848. aastal paljudes Euroopa maades, muuhulgas Prantsusmaal, revolutsioonid, mis olid suunatud konservatismi ja monarhide vastu. Need väliastumised on seotud uue ideoloogia, liberalismi tekkega. Liberaalide jaoks on esikohal mitte traditsioonide järgimine, vaid isiklikud vabadused ja õigused. Kui Viini kongress taastas Prantsuse revolutsiooni eelsed korda, siis 1848. aasta revolutsioonid nõudsid Napoleoni aegsete vabaduste taaskehtestamist. Liberaalid väärtustasid isiklikke vabadusi ka majanduse valdkonnas. Paljud suutsid rikastuda läbi tehaste ja vabrikute rajamise linnades. See oli osa industrialiseerimisest ning linnastumisest. Tehaste loomine nõudis suuremat tööjõudu, mis omakorda tingis linnade laienemist. Seega kujunes linnuühiskonnas välja üha süvenev varaline lõhe rikkaimate ja vaesemate vahel. Teisisõnu, vabrikute direktorid aina rikastusid, aga nende töölised muutusid vaesemaks. Liberaalid ning konservatiivid olid sellega rahul. Liberaalid väitsid, et rikastumine on õigustatud, kuna sellele eelnes palju tööd. Oma elukäigu parandamine on vaeste enda vastutus. Kuid paljud nõudsid rikastelt jagada oma rikkust vaesematega. Neid ei huvitanud ei traditsioonide jälgimine ega individuaalsed vabadused. Nad pidasid kõige olulisemaks kollektiivset solidaarsust. Nõnda kujunes konservatismi ja liberalismi kõrvale sotsialism. Sotsialistid korraldasid streike, moodustasid ametiühinguid ning kandideerisid valimistel. Sotsialistidelt eraldusid hiljem 19. sajandil äärmuslikumad poliitikud, kes väitsid, et rikkad ei hakka kunagi vabatahtlikult loobuma oma rikkusest, et varalise võrdsuse saavutamiseks saab kasutada vägivalda. Need poliitikud aktsepteerisid võimule pääsemise vahendina mitte ainult valimisi, vaid ka relvastatud ülestõusu, revolutsiooni. Selliseid poliitikuid nimetame kommunistideks. Kommunistid on sisuliselt radikaliseerunud sotsialistid. Kommunistliku ideoloogia rajateks olid Karl Marx ja Friedrich Engels, saksa filosoofid, kes elasid 19. sajandil. Võrdsust taotlesid ka feministid, aga nende fookuses oli eelkõige soolise võrdõiguslikkuse kehtestamine, esialgu läbi hääleõiguse laiendamise naistele. Need esialgseid feministe
19. sajandi lõpus, nimetame sufražettideks. Enamusele inimestest aga jäid need poliitilised voolud võõraks. Inimesed otsisid uut ideelist sisu linnastunud ja tööstuslikus maailmas. Seda pakkus neile patriotism ehk rahvuslus. Armastus kodumaa vastu suutis ühendada inimesi, kuid seda hakkasid kasutama suurriikide võimud riiginatsionalismi raames. Riiginatsionalismile paralleelselt jätkus tööstuspööre, mille tulemusena loodi uusi relvi ja ehitati raudteid. Need arengud aitasid kaasa pingete kasvule Euroopa impeeriumite vahel ja nende relvastumisele. 1912. aastal toimunud Titanicu hukk näitas samuti, et tehniline progress ei pruugi olla alati inimkonnale soodne. Euroopa riikide vahelised konfliktid tiirlesid suuresti koloniaalvalduste ümber. Need pinged viisidki 1914. aastal esimese maailmasõjani. Maailmasõja lõpuks 1918. aastal kadusid Euroopas suured keisririigid Venemaa, Saksamaa, Austria-Ungari ja Osmanite impeerium. 1917. aasta alguses loobus viimane Vene tsaar Nikolai II troonist ning võimule tulid demokraadid, mida nimetame veebruari revolutsiooniks, kes aga kaotasid samuti populaarsust rahva seas tänu nende otsusele jätkata Venemaa osalemist esimeses ilmasõjas. 1917. aasta sügisel asendasid oktoobri revolutsiooni tulemusena ehk siis oktoobri pöörde tulemusena demokraate kommunistid ehk bolševikud ehk enamlased ehk leninlased, kehtestades kommunistliku diktatuuri. Marxi ja Engelsi õpetuse kohaselt asusid enamlased inimeste varasid ja maad sunniviisiliselt ümber jagama. Siseriiklikud ümberkorraldused toimusid ka muudes endistes suurriikides, millest järeldusid ka uued. Nõnda kuulutas välja 24. veebruaril 1918. aastal iseseisvust ka Eesti Vabariik. Igal juhul 1918. aastaks muutus maailm nii kõvasti, et seda aastat on kombeks pidada uusaja lõppaastaks ja uusima aja algusaastaks. Uusimas ajas elame ka meie praegu. Aga Hitler, Stalin, Teine maailmasõda ja külm sõda tulevad jutu alla järgmises videos. Aitäh kuulamast!